Muiste elas Tõllistes püha kihelkonnas Saaremaal suur ja tugev mees Tõll, kes olnud saarlaste ülemvalitseja. Rahvas kutsub teda Suur Tõlliks. Ta vend Leiger elanud Hiiumaal ja kolmas, nimelt noorem vend, elanud Valdjalas Saaremaal. Kõik kolm venda olid oma suuruse, rammu ja vägitükkide poolest kuulsad. Ümberkaudsetel saartel käies ei tarvitanud Tõll kunagi laeva, vaid võttis 6 süllase kuusepalgi kepiks kätte ja sammus jalgsi merest läbi. Leigerile külaliseks minnes pani ta vahest poole vaati koduõlut külaasjaks tasku. Härgrattaid võis ta nimetis sõrmega oma pea ümber ööritada. Suur Tõll ei lasknud ennast teenida, vaid majatööd, ehitused ja parandused tegi ta kõik oma naise Piretiga ära. Kord toodi Suur Tõllile Tõlluste mõisa sõnum, et õhtupoolsele Saaremaa randa Katrisse vaenlase laevad ilmunud ja paluti vägimeest appi tulla. Kangelane läks enne Hiiumaale sauna ja tahtis järgmisel päeval ilmuda. Kui vaenlased seda kuulsid, et Suur Tõll tulemas, põgenesid nad oma laevadele ja katsusid, et aga minemas said. Saunas käimise järele tahtis Suur Tõll pisut puhata ja heitis kihelkonnale Tõldemäele pikutama. Aga Võdruka küla lapsed, kes seal ligidal karja söötsid, tahtsid näha saada, kui pikk Suur Tõll õieti on, kui ta püsti tõuseb, ja hakkasid karjuma. Tõll, Tõll, tõuse üles, vaenlane on maal! Vägimees ringutas, ajas enese põlvili ja vaatas üle männi latvade. Laste peale kärkis ta nii valju häälega, et mäed värisesid ja merevesi hakkas virreldama. Kangelase liikumisest tuli tuul, mis loonamänniku puud maha murdis ja Määpe peretoa katuse pealt ära viis. Katus langes Lümada järve, kust tast aega mööda saar kasvas. Halva lastekasvatuse eest tahtis Suur Tõll Võdruka küla kividega purustada, kuid meelehaigus tegi ta jõu nii suureks, et kivid Tõldemäelt üle Võdruka küla Paasiku metsa lendasid, kus on nüüdki lõpmata palju kive. Kord soovis Tõll süüa saada, nimelt värske kapsaleent. Piret pani leemepaja tulele. Suur Tõll läks kotiga Hiiust kapsaid tooma. Kui vesi tõusis keema, oli Suur Tõll juba Hiiumaalt kapsastega tagasi. Sõrvemaal tõusis sõda, sest Katri rannast ära põgenenud vaenlased olid tulnud Sõrve säärel maale. Suur Tõll pistis kummagi jaki taskusse 20 meest, kummagi käe varre peale pani 20 ja härja vankri rattile 40 meest ning ruttas nendega Sõrve. Määpe küla väljal tõusis lahing. Kui saarlastest üks mees oli saanud surma, hakkas Suur Tõll hiigla jõuga vankrirattaid ööritama, mis tegevuse mõjul vaenlasi langes nagu loogu. Seejärel puhkas kangelane oma väsimust 5 risti künka juures 3 päeva ja norskas nõnda valjusti, et männipuud vabisesid ja põrus kogu Sõrvemaa. Vanapagan, Suure Tõlli tõsine vaenlane, tahtis magavat sõrulaste sõpra ja abimeest ära uputada. Ta lahutas Sõrvemaa Saaremaast kraavi läbi,
tahtis Sõrvemaad suurest saarest lahti tõugata ja suurt tõlli ühes sõrulastega Läänemeres ära hukata. Kui suur tõll seda sai teada, saatis ta tugeva mesilaste pere vanapaganat nõelama. Mesilased ei lasknud vanapaganat tööd jätkata. Küll ta vihtus neid teise ja teise käega enesest eemale ja oli mitu korda selle tööga üsna kimbus, kuid mine tõrju sa mesilaste peret. Nõelasid teised vanapoissi nii, et tal nina lõua pikkuseks paistetas. Küll needis vanapoiss mesilased ära, et nad sellest kraavist lõuna pool ei pidanud eluaset leidma. Aga ega mesilased seepärast veel nõelamist ei jätnud. Viimaks pistis vanapoiss jooksu vastu põhjatuult ikka kodu poole. Lühikese aja jooksul jõudis ta hirmuste heinamaale, nägi seal kuuseokstest risuhunnikut ja sauh, puges ta selle alla ning pääsis nii mesilaste küüsist. Vanapagana kraavi hakati hiljem Salme jõeks nimetama. Pärast Sõrve sõda võis suur tõll mõne aja rahulikult elada. Et tal enam vaja ei oleks Hiiumaal vihtlemas käia, ehitas ta omale Haudla valda Tõlli talu maa peale sauna. Piret, kes oli oma suuruse ja rammu poolest mehe vääriline, korjas põlle sees kerise kive. Kui ta kord üht head leilikivi kandis, läksid põllepaelad katki ja kivi langes Pireti varvaste pihta. Piret nuttis valu pärast nii palju, et ta silmavesi leotas kõva arumaa pehmeks. Seda kohta nimetatakse praegu naistesooks. Maha kukkunud hiiglakivi on tänapäev näha Kõiguste mõisa Karjamaal. Sel rahuajal sündis Piretile poeg, keda rahvas nimetab Noortõlliks. See oli isa nägu, muud kui silmad olid nagu emal taevakarva sinised. Suurtõlli perekonna rahulik elu lõppis peagi, sest vanapagan täis hirmsat viha, et Sõrvemaa uputamine nurja aetud Saaremaa rahvale tahtis saata suurt õnnetust. Saarlased ja nende vägimees Suurtõll pidid igavesti hukka saama, aga et nende vedu põrgusse teeb suurt kulu, võttis vanapagan nõuks nende tarvis lähemale ehitada uut põrgut. Selleks oli ta välja valinud Karujärve Kärla kihelkonnas. Aga et tuli ja vesi põrguski hästi kokku ei lepi, pidi Karujärve vesi merde lastama ja selleks tampis paharet Teesu rannast jõe tarvis rada. Kui Suurtõll sai vanapagana nõust ja ähvardavast hädaohust sõna, siis lõikas ta enesele Pihtlast 3 pihlakapuust keppi ja läks vaenlast nipeldama. Sai ta teeharude pere juures kätte, kus teine parajasti sööma peale puhkas. Surmaoda seisis tal põigiti pea all. Tõll võttis 3 keppi korraga pihusse ja väänis nendega vanapaganale säuh keskpaika kõhtu. Vanapagan viskas ennast üle kaela ja surmaoda läks katki. Suure hädaga sai ta veel kisendada. Oda Läts! Aga ei pannud tähelegi, et Läts ei ole Saaremaa sõna. Põgenedes astus vanapagan nii rängad sammud, et igal astumisel pigistas maa seest allikad välja. Vanapagan lõikas otse Saaremaa loode poolse soppi, mis tungib Poolsaarena merde. Suurtõll ajas teda sinna taga.
Sellest sai poolsaar nime Tagamise maa, kus tagamõisas seisab. Sääd ja talu kohal sai suur tõll põgenejale veel kord ümber kintsudes sähvata. Sellest sai vanapoiss nagu uut elu, kargas ühe jalaga traavi, teisega üle jala, kuni tuli meri vastu. Siis kahmas ta mõlemad pihud liiva täis ja viskas merde, et enesele teed ette teha. Sellest sündis liivaseljandik Harilaid, mis ulatab 2 kilomeetrit merde. Kui liivatee lõppis otsa, hüppas vanapagan merde, vaatas veel kord Saaremaa poole tagasi ja sajatas. Palju põrsaid, pisut podi. Vanapagana põrsad ehk kiviseljandikud vähendavad praegugi veel Tagamisel viljasaaki, kuid sellest ajast peale pole keegi enam vanapaganat Saaremaal näinud. Ta olevat merde ära uppunud, sarved tulnud kolina randa, tursakalad söönud liha kontidelt ja läinud rasva ning saanud paisunud pead. Vanapagana kontide otsas laevarahul läheb palju laevu hukka. Hädalistele oli suur tõll alati lahke abimees, kes appi hüüdmist kunagi tuimalt ei võinud kuulda. Kord läinud vanapoiss Põrgumäele Babiloonale toaneitsit otsima ja valinud selleks Rootsi nina talust neiu, kes kõige ilusam tüdruk olnud kogu Saaremaal. Vanapoiss hiilinud öösi tuppa, võtnud neiu magamise pealt sülle, moondunud ise hobuseks ja pannud neiu enda selga istuma. Nii kannud ta ilusat neiut tasakesti vastu põhituult põrgu poole. Kui hobune juba Kellamäe ligidale jõudnud, laulnud kuskil talus kukk suure häälega. Võtke neiu varas kinni! Kukke laul ja hobuse komistamine äratanud neiu unest ja oma seisukorda märgates hakanud ta kõigest väest appi hüüdma. Seda kuulnud suur tõll, kes parajasti tahtnud vanapoisi uut põrgut vaatama minna. Ta rutanud neiu vargale järele, andnud 3 pihlakase kepiga, mis tal pihus olnud, hobusele otse kaela keeru pihta. Hobuse pea kukkunud visisedes maa põhja, aga hobuse keha muutunud kiviks. Kui neiu läks suurt tõllu päästmise eest tänama, vastas see. Ära jää enam nii raskesti magama. Maantee ääres, mis viib Kellamäelt mööda, näeme praegugi kivi, mida kuju poolest võib pidada peata hobuseks. Suur tõll käis iga sügise Abruka saarel pähklaid otsimas ja kui õnn oli hea, tõi ta mõnikord Piretile ja pojale 2 suurt taskutäit pähklaid. Ühel tormisel päeval, kui tõll Abrukast tulles läbi merevee sammus, viskas laine Sõrve kalurite laeva just kangelase jalgade ees kummuli. Vägimees võttis laeva, kallas vee seest välja ja pani õieti merele ujuma. Pidas näpuga laeva masti otsast kinni, et tühi laev uuesti ei saaks ümber minna. Teise käega korjas ta vaesed uppujad kalurid merest ja pani nad üksteise järele laeva. Samuti nende võrgud, aerud, leivakotid ja mis neil muud kaasas olnud. Et torm edasi möllas, ei usaldanud ta mehi merehoolde jätta, vaid tõstis laeva ühes meestega õlale ja kandis nad Nasva poole. Päästetud kalurid ei teadnud, kuidas vägimeest selle hea teo eest tänada. Üks neist tahtis Suurtõllule tubakat lõuga pista, aga kui ta end üle laeva parda sirutas,
Kerkisid jalad ja mees kukkus merde omal lõuatäis tubakat pihus. Õnnetust nähes tõstis suur tõll mehe pihu peal veest välja ja pistis pähklate peale tasku, kust see just parajasti üle serva ulatas välja vaatama. Vaheajal olid võõrad sõjamehed Saaremaale tunginud ja Kuressaare linnapea ehk kantsi ehitanud. Kaht kätt toredasti taskus hoides kõndis suur tõll sealt mööda ja müksatas oma kõhuga linnapea toki vastu. Et kants jäi liikumata paigale, ei võtnud mees teist katset enam ette, kuid müksu jäljed jäänud kantsi väravate kohale kivimüüri sisse. Suur tõll aimas sellest ehitusest saarlastele halba, seepärast läks ta tusaselt koju. Kui Piret võõraste maale tulekust ja nende kindlast kantsist kuulnud, saanud ta kurvaks ja jäänud haigeks. Kerisekivide kogumisest saadik olnud tal jooksja ihus ja teinud vaeva. Kurbi sõnumeid kuuldes äganud Piret. Mu aeg on ümber, matke mind aeda, muld matab mu vaeva. Kaugelt kangest kuulub hääl, raske käsi rõhub rahva peal. Selle järele vajunud ta silmad kinni. Piret uinunud magama, ega pole enam üles ärganud. Lesepõlves läks suur tõll nukrameelseks, kärsituks, iseäranis seepärast, et noor tõll ja leiger kirikuid hakkasid ehitama ja et poeg ehituste juures veel mehekam olnud. Suur tõll lahkus pojast ja elas ise paigas. Põrgu ema Babylona saatis oma vanema poja Kuriti välja vanapaganat otsima, ehk vähemalt ta surma Saaremaa rahvale kätte tasuma. Kurit leidis vanapagana sarvetükid, mis meri välja heitnud ja hundid kõlvatuks närinud tagamise männikust üles ja võttis nõuks kihelkonna kirikule nii suured kivid uste ette veeretada, et rahvas enam sisse ei pääseks. Ööri lahest Kriimi saarelt leidis ta süntsa kivi, pistis märssi ja hakkas kihelkonnale ruttama, kuid Lümada mõisa lähedal laulis pärdikukk. Kuritul läks märsi silm katki, kivi, mis keskmise sauna suurune, kukkus maha. Kuid kuhu Kurit ise jäi, sellest ei tea rahvas midagi. Kui suur tõll kirikut ehitas, siis toodi talle Sõrvemaalt sõnum, et uus vaenlaste vägi maale tunginud ja paluti kangelast appi tulla. Tõll ei viitnud aega, vaid ruttas Sõrve saadikut taskus läbi ööd Sõru nõmme, kus vaenlased öeldi laagris olevat. Sõjariistade puudusel tõmbas ta Tõnu talu õuest härja vankri sõrme otsa ja ruttas salmemeestele appi. Suur tõll veeretas vankrit paksemates vaenlaste ridades edasi-tagasi ja mehi langes nagu rohtu vikati ees. Kuid õnnetuseks kadus vankril seasuulise pulk. Tagumised rattad pääsid vallale ja sünnitasid hirmsa hooga vaenlase salkades palju surma. Vehmriga ja vankri esimeste ratastega külvas kangelane veel surma vaenlaste hulka, kuni rataste põlvepulk katki läks ja esimesed rattad ka lahti pääsesid. Suur tõll vihtus nüüd vehmriga vaenlasi edasi. Verd oli nii palju valatud, et ta jõena voolas, millesse 3-päevane hobusevarss ära uppus. Korraga tuli veel viimne õnnetus. Vehmer lipsas tõllil pihust vaenlaste sekka. Kui kangelane kummardas, et vehmrit üles tõsta,
lõi üks tugev mees vaenlaste hulgast ta pea otsast ära. Kuid suur tõll tõstis oma pea maast ja ruttas sõjaplatsilt minema. Salme mehed ja sõrulased said vaenlase üle täielise võidu. Kuid suur tõll läks pead kaenlas kandes Kärla poole, et veel näha oma viimast tööd, Kärla kirikut. Keegi noorik, keda ta pilkas, tuletas talle meelde, et tal ei olegi enam pead otsas. Tõll astus veel edasi, kuid varsti tuli südamenõtrus. Sütemaa raiesmikus lõppis ta jõud, jalad läksid nõdraks ja hiiglane langes sinna maha. Esmalt suri keha, pea elas veel ja ütles. Kui vaenlane jälle maal on, siis hüütagu ainult. Suur tõll, tõuse üles. Ma tahan tõusta ja rahvale appi tulla. Kord hüüdnud üleannetud karjapoisid haual. Tõll, tõuse üles, vaen on maal. Hiiglane tõusnud rinnust saadik hauast üles, nii et veripunased käed nähtavale tulnud. Ta vaadanud ähvardava pilguga ümberringi ja küsinud. Kus on vaen? Kui kangelane aru saanud, et lapsed temaga rumalat nalja teinud, langenud ta sajatades hauda tagasi. Vale ja vargus ei pea rahva seast ilmas kaduma. Enne ma enam ei tõuse, kui kadak lehti ajab.